Nii, täna olen Illi metsa vahel ja panen esimest korda üles selle rippvoodi, mis on siis tellitud ripptelk.ee-st. Mul on jälle seda varem üles seadnud. Kodus ma küll pakkisin ta niimoodi, et ta oleks nende ussinahkade sees. Panin karabiinid, otsisin omale välja ja nii. Ja otsin pakist asjad välja. Nii, need on need puurihmad. Veidi eemal seal läbi puude on siis Viljam paneb oma tipitelgi ülesse. Aga nii, üks. Vaatame, mis puude vahe ma siis siit selle puu ja selle puu vahel. Need on nii. Mismoodi. Siis läheb kõik ümbert. On siuke kõrgemale. Ja näitan teise. Siia kuskile. Okei. Nii, kinni. Nüüd läheb siis kogu rippuvoodi värk. Kodus tegin siia ju tegelikult juba selle sõlme. See on selline libisev sõlm, mis pinge all tõmbab ennast lukku. Ma ei oska sulle peast öelda, mis selle nimi oli. Nii, aga see läheb põhimõtteliselt lihtsalt, jaas läheb lihtsalt siit läbi. See jaas on mul üsna pikk praegu. Pikendan või lühendan seda vastavalt vajadusele siit tirides. Ei liibi seda kuskile. Nii, ja teine ots läheb siis siia. Jääb kaamerasse näha. Nii, teises otsas on samasugune. Nii, praegu peale vaadates mulle tundub, et see kaldenurk on natukene väike tal. Et ta peaks olema suurema lohuga. See tähendab, et ma lasen need sõlme natukene pikemaks, siis ta vajub madalamaks. See õpetas ju seda. Telgist õpetas seda, et kuidas oli niimoodi. Et see nurk peaks olema umbes selline, mis ta on siis 30 kraadi. Praegu on isegi natuke palju veel pikemaks. Nii või? No, nüüd paistab selle õpetuse järgi nurk olevat hea. Aga no iseasi küsimus, kas ta nüüd on liiga madala juba. Või on see kõrgus just hea? Võib-olla on hea. Vaatame. Okei. Saan ju pärast liigutada, kui on vaja. Tõstan neid tegelikult kõrgemale siit juba. Seda. Okei. Ütleks, et praegu on äkki paigas. Nurk paistab hea. Ma tuletan meelde kõigile vaatajatele, kes üllatuvad siin minu kohmitsemise üle, kes võib-olla on ise kogenud ripptelki, et siis on minu esimene kord seda iseseisvalt üles seada. Okei. Ja ma ei taha teha lihtsalt kiirustades lolle samme.
mõttega asja teha. Nii. Siit ma tõmban selle paela välja, et kui vihm hakkab sadama, siis äkki sajab mööda seda maha. Nii. Okei. Teine pool ka maha. Nii, nüüd on jäänud siis mul see lahti kerida siit. Tuli meelde, mille ma unustasin. Telgivaiad unustasin. Aga ma laenan, küsin, äkki on Villemil mulle laenata. Vaiasid. Põhimõtteliselt ma saan oksaga ka tegelikult ju. Ei olegi vaja tegelikult vaiasid. Siin on üks ilus oks näiteks. Nii. Tõmban selle katte siis sinna poole ja siis see tuleb siia poole. Mis sõlm siia siis teha? Kui oskaks mingit head seasõrga või midagi. Ja kogu selle filmimisega ununeb ju ära see, et see on vaja tõmmata pingesse. Vihmakatte, kuule, nüüd on palju parem välja. Kaugelt ka vaataks. On juba, aga natuke liiga siin. Siia poole veits. Aga siis on vaja seda pingutada. Nii. Vaatan, et need proportsioonid oleks mõistlikud siin. Et see voodi jääks ilusti vihmakatte alla. Nii, kus ma leian veel ühe oorika siit. Või saab puu külge panna selle. Ei, puu on liiga kaugel. Nii. See raks ära murdus. Nii, huvitav, kas see on? Väga keha. Ma küsin Villemi käest parem. Vaia. Oota, see tuletab meelde, et äkki ma ikkagi panin enda omad. Ma olin pea nii laiali otsa saada. Ei pand. No siia saab metsamehe maja. Villem, ega sul telgivaiasid äkki laenata on mõnda? On küll. 2. Avastasin, mul on enda omad maha jäänud täitsa. Neid saab küll. Ja maast leidud oksad kipuvad käe vahel ära pudenema. Need on need
See on nüüd demo oma või? Jah. Okei. Oot, sul on endal piisavalt või? Ei, selle ma kasutan. Annagi jah midagi, mida sa ise ei kasuta, kui sul on üle. Just tegelikult see oligi, siin oli täitsa hull, sest siin on nii pehme. See väike ei aitagi midagi. Siin on jah palju seda sambla kihti peal. Ja ma sul 2 erinevat kohe katsetada. Aitäh. Kumb huvitavam on. Need on vast tead. Mõlemad alumiiniumid. Aitäh. Selle oksajonni välja. Noh, siin on küll kõvasti rohkem läheb aega mul selle peale praegu kui 2 minutit. Aga 2 minutit läheb vist siis, ma saan aru, kui tead, mis teed. No niisama puterdan praegu siin esimest korda selle rippvoodiga. Päris hea. Nii, teine ots. Teine ots läheb kinni küll. Aga mis on selle sõlme juures hea, on see, et see tuleb lahti lihtsalt. Nii. See on okei. Huvitav, kas need tuleb ka ära võtta. Juhtme vitsaga kinni, las ta olla siis. Nii, siin all on siis nüüd koer. Ootaga. Mismoodi? Kas ma ei saa seda samasse kinnitada, kui see oli nüüd? Siin on mingi siuke asi. No aga siin on kummist. Ta läheb nüüd katki. No nii pikaks ikka ei venitaks seda. Ma ei olegi nüüd kindel. Mul on ikkagi veel vaja mingit vaia või oksa. Pekki. Nii tuleb välja, et ämmokil on vaja 4 vaia. 2 tükki on vihmakatte jaoks ja 2 tükki on siis voodi jaoks. Püüan meelitada Viljamilt veel 2 tükki laenuks. Hei Viljam, ma laenaks sult veel 2 vaia. Avastasin, et 4 on vaja. Vaiad ongi nüüd selles siin. Jaa. No nii, võõrasse kotti vaia otsin. Vaiad. Siin ei ole. Aga siin on paar. 1, 2. Nüüd mul on veel 2 lisavaia. Ja nendega ma kinnitan siis selle rippvoodi osa. Teen siia sellise. Ja selle tõmban siis siia maasse. Nii, teine pool ka. Mingi vihmasabi on kergelt juba. Päkki. Ööseks lubab -7 kraadi. See on huvitav. No nii.
Nii, ma pean vaatama üle need kaugused. Vihma katte kaugus. Siit katab väga hästi voodiserva ära, aga mulle tundub, et siin teisel pool see tahaks natukene kaugemale. No nüüd on natuke parem. Nii ongi või? Kuidagi. Ei, ma pean selle vihmakatte saama. Tahan selle vihmakatte saada sinna tahapoole. Siit on ta väga palju üle praegu. Tõmban ta siit tagasi ja annan järgi. Ja teiselt poolt on vaja pingutada, aga nüüd on jama see, et mul on siin see sõlm ees. Mis ma siis teen? Tõmban ta kõigepealt ilusti pingesse ära. Tõmban sõlme pingesse. Üks võimalus on see sõlm uuesti teha teise kohta. Ja tõmban siit, pingutan peale siit lihtsalt. Ja nüüd, kuule, aga nüüd paistab täitsa hea. Loodetavasti peab vihma ka. Kui siia sisse tuleks tegelikult see õhkmadrats panna ja järgi proovida. Aga kes meil siin on? Siin on Estonian Adventuresi karu. Ja Aldo rippoodid kaugemalt taha ei olegi, et kaamera silm jälle heledam. Rohkem, aga tead tavasilmaga läheb juba nii hästi, peidab ära sellesse ümbrusesse. No, et ei pane tähelegi kaugemalt. Inimene kõnnib oma koeraga või teeb kepikõndi, kõnnib siin kuskil. Nii, siin on siis õhkmadrats Nemo. No nii, YouTube'i toitmine käib. Aga ja see õhkmadrats läheb siis sisse siin Hennessy Hammocki külje peal olevast pilust. Mul on siukene variant, kus on siis siuke vahetasku, kuhu saabki panna selle õhkmadratsi. Nii, see on pumpamise kott. Mul on kusjuures tellitud ära eks õhupump väike, mille madratsi õhupump. Elektriline, aga see ei ole veel jõudnud ja ta peaks jõudma enne jõule loodetavasti. Pumpan selle õhkmadratsi täis siia ja siis äkki pärast vaatame edasi, kas on soe magada. Nii, siin on nüüd igavene teema mul, et kuidas ma saan selle õhkmadratsi siia sisse, aga tead, ma lihtsalt topin ta siia sisse ja vaatan, kui ma hakkan siia õhku suruma, pumpama sellest ventiilist sisse, et kuidas ta siis, kas ta avaneb ise mul õigesti selles. Nii. Kuna elektripumpa ei ole veel jõudnud, siis tuleb selle kotiga hakkama saada. Ja kott töötab niimoodi, et kõrk sisse saada. Ja niimoodi nii kaua mässata, kuni madrats on õhku täis. Nii, panen nüüd selle pumbakoti
ja velcro ära, sest et selle pumbaga enam madratsisse rohkem õhku sisse ei suru. Nüüd tuleb viimased. Mulle meeldib, kui õhkmadrats on ikka õhku täis. Tuleb viimased puhkumised tuleb siis suuga teha, sest et see kott ei võimalda väga tugevat siia survet sisse saada sellesse. Nii tuleb välja veel, et see madrats on mul tagurpidi siin sees. Enda ringi keerama. Igavene mässamine. Et see tumesinine pool peab olema, on pealmine pool. Siis on see, hoiab see õhkmadrats sul sooja. Ja roheline pool on alumine pool. Peab olema siis vastu maad või vastu külma. Mine metsaks. Porno. No nii. Oh. Nii. Okei. Pump on selle korralikult täis. Õhku. Nonii. No nüüd on mõnus. Suke. Tugev. Ja nüüd ma pean ta niipidi saama see taskusse. No ei tea, arvestades, kui kitsas see tasku on. Tundub see siuke päris korralik challenge. Kilplane ma olen. Lähenen lähenen tagurpidi. Ma teen tegelikult nii, et ma lasen siit veits õhku välja. Siis ma saan ta õiget pidi sisse sinna taskusse. Ja siis lõpuks, kui ta on seal sees, siis puhun tugevaks. Nii. Ja tundub, et see lahendus toimib, sest nüüd mul on õhkmadratsi lusti siin tasku sees. Ja ots on siin väljas ainult ventiil. Siia lasen natuke õhku sisse. No nii ongi kõik. Nii. Tippvoodi on üleval, õhkmadrats on sees. Vaatan, kas see õhkmadrats läheb ka. Võtan korra selle vaia siit lahti. Pääsen siia mugavalt siia. Nii. Vaatan, et see õhkmadrats oleks siin ilusti enam-vähem õiges kohas. Kus ma siis? Ma ei teagi. Peaks proovima siia peale heita nüüd. Tegelikult. Et miski see välja saab nägema. No nii. Istun. Ossa võiskule päris madala lähen. Okei. Nii. Testi tulemusena selgus, et kogu värk on vaja kõrgemale tõsta. Sest et nagu siit võib-olla pildist on näha ka, istusin peale praegu, on vastu maad. Okei, läheb tõstmiseks. Nii, tõstsin nüüd, kus see puu on? Kuskil siit kõrgemale. Mõlemad puud mööda ja nüüd istun uuesti peale, vaatan, kas lähen jälle vastu maad või? Ei, enam ei lähe vastu maad. Mis see lahti tuli? Assaraks. Okei.
see ots tuli lahti siit küljest. Katki ei läinud. Vist ei läinud. Tõstsin kõrgemale, siis ta läks liiga pingesse. Natuke järgi seda. Okei. Nii, uuesti. Katsume siia sisse ennast saada. Nii. Õnneks kui ma maha kukun, siis ma ei ole kõrgelt kukkunud. Mis on ise üks positiivne. Mulle meeldib ikka positiivseid asju vaadata. No nii. Põhimõtteliselt mul on sees poolenisti. Aga mul on jalas ma ei viitsi seda ära mäkerduda. Sitta ka sisse. Nii. Kus see õhkmadrats mul nüüd siin on siis? Okei. Õhkmadratsit on all piisavalt. Külgedel ka. Ja. Mis natuke tekitab kahtlust on muidugi see, et siin külje pealt see kangas tuleb päris mulle lähedale. Ja no loodetavasti öösel pole küll. Mis asi see nagiseb? No, kui ma alla kukun, siis ei ole kõrgelt kukkuda, nagu ma ütlesin. Päris okei. Nii. Kus mul veel roog on? Nii. No nii. Magamise aega. Kusjuures pärast proovin äkki ka niimoodi, et võtan selle õhkmadratsi siia rippvoodisse sisse. Ta on otse minu vastas. Võita, kas nii oleks mugavam. Nii, nüüd on siis case see, et ma võtsin selle õhkmadratsi sealt vahetaskust välja, sest et mul on tunne, et ta ei katnud ära ilusti, aga siin pull ongi see, et jalad peaksid tulema siia lukuserva ja mina magan diagonaalis voodi sees. Aga kui ma selle madratsi panen ka diagonaalis, siis nagu sa näed, see nurk turritab luku vahelt välja. Et see, kuidas saada teda ilusti kehaalust vabandage vaatajad, et mu valgust näeb. Ilusti kehaalust katma saab olema veel müstika. Praegu ma proovin panenda siia. No see on sul esimene kord selles või? See on esimene kord, jah. Sul värske ost ja nüüd proovin, puhun selle täis ja proovingi siia otse peale minna. Okay. Äkki saan niimoodi paremini. No nii, riptelgi katsetused on lõpuni jõudnud. Ja mismoodi ma sinna sisse istusin ja astusin, näete Estonian Adventures'i kanalilt võib-olla, kui sinna üles tuleb, sest ma enda kaameraga ei viitsinud filmida. Ja väga frustreeriv on see, et kui tuled välja ja varustus ei toeta, aga lõpuks sain lahenduseni niimoodi, et õhkmadrats peab olema vähemalt pooltühi. Siis ta võtab normaalse asendi. Aitäh valgusest! Siis ta võtab normaalse asendi siin hämmokis keha all. Kui ta on täis, siis ta libisebki alt ära ja ei saagi selle peal korralikult olla. Nii et praegu on umbes pooltühi õhkmadrats mul sees seal. Ja täna ööbin siis siin magamiskotiga. Kuule okei, järgmise korrani.